51-aastane Oleg Besedin, kes täna õhtul istus juba Harju maakohtu süüaluste pingis, on Eestis sündinud mees. Tema tegevus on olnud väga pikalt meediaga seotud. Ta on teinud aktiivselt kaastööd Vene telekanalitele, on tootnud venekeelseid saateid nii Tallinna linnale kui ka Maardu linnavalitsusele. Pidanud Facebookis venekeelsed sotsiaalmeediakanalit Tallinlased. Pidevalt on ta olnud kohal Sinimägede üritusel ja samuti on tema leivanumber olnud 9. mai tähistamine pronkssõduri juures. Tema juhtimisel on valminud mitmed dokumentaalfilmid isikutest ja sündmustest, mida võib pidada Vene suuna propagandaks. Teda jälgiti juba 2007. aastal pronksiöö sündmuste ajal. Viimastel aastatel peab ta ennast rohkem videoblogijaks. Need on vaid mõned näited tema tegevusest. Tal on esitatud kahtlustus siis praeguseks selles, et on osalenud siis Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivallata tegevuses, et Eesti riiki siis kahjustada. See vägivallata tegevus on seisnud siis Vene mõjutustegevuses osalemises sellisel viisil, et luua siis Vene Föderatsioonile alused Eesti Vabariigi tegevusse sekkuda ja teiseks kahtlustatakse Oleg Besedinit rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises. Besedin kodus kinnitas täna, et saab kahtlustusest aru. Mees on olnud pidevalt kaitsepolitsei huviorbiidis, figureerinud lausel paaril korral kapo aastaraamatutes. Seda juba näiteks ka 2011. aastal. Tema tegevust jälgiti pikalt. Tänase kahtlustuse alused algavad 2022. aastast. Miks siis kinnipidamine toimus alles nüüd? Nüüd, kui me räägime sellest, et miks me oleme jõudnud praegusesse päeva ja sellesse, et inimesel on esitatud kahtlustus, siis olgu see veel kord tõendiks nagu sellest, et eriti riigivastastes süütegudes me kindlasti veendume, et meil on see tõendite pagas piisav selliseks tõsiseks kahtlustuseks. Oleg Besedin on Eestis elanud ja tegutsenud väga pikalt. Ta on siin ka sündinud. Enam ta ennast väga ajakirjanikuks ei nimeta, aga kogu tema tegevus on ikkagi ajendatuna Vene propagandast ja mis veel oluline fakt ja huvitav fakt, tema kodu läbiotsimisel leiti 100 000 Vene rublasid. Selle sularaha leidmise fakt on tõene, aga selle raha leidmise ja päritoluga seotud asjaolusid me kontrollime menetluse raames ning praegu meil ei ole ühtegi lisakommentaari selle kohta anda. Oli ta ja tegutses ta üksi või on siin põhjust ikkagi kahtlustada veel kellega temaga seotud isikud? Meie kahtlustuses oleme kirjeldanud seda, et see Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivallata mõjutustegevus on siis toimunud erinevate inimestega koostöös. Hetkel veel teisi inimesi kahtlustatuna kinni peetud ei ole. Kui palju on aga teada tema sidemetest Venemaa eriteenistustega, kas ta sai sealt poolt ka tuge? Me saame küll paraku hästi üldiselt öelda praegu, et tõendid on piisavalt kaalukad, mis see täpselt tõendite sisu on, me praeguses uurimise faasis ei saa veel avada. Kohtu tänase otsusega on ta vahi alla võetud 8 kuuks. Kas see vahi alla võtmine vaidlustatakse, täna veel selge ei ole.